Ja nüüd tuleb lavale, nagu toolid ka näitavad, paneelarutelu, mille pealkiri on avaandmete poliitika ja praktika, kelle käes on rool. Ja sellega seoses palun lavale Kulda Raasi, Justiits- ja Digiministeeriumi andmehalduse programmijuhi, Justiits- ja Digiministeeriumi nõuniku Helen Uustalu, Transpordiametist Martin Otsa, Imre Antso, Eesti Linnade ja Valdade Liidu andmevaldkonna nõuniku ja Sofia Paes, kes andmete nõunikuna Justiits- ja Digiministeeriumist juhib seda paneeli. Tervist taas! Tere tulemast meie arutelule. Avaandmete poliitika ja praktika, kelle käes on rool. Väga rõõm teid näha siin. Ja täna räägime sellest, kuidas Eesti avaandmete valdkond tegelikult toimib ja kuidas riigi eesmärgid ja visioon peegelduvad asutuste ja omavalitsuste igapäevases töös. Ja fookuses on küsimus, kuidas visioon muutub praktikaks ja kelle käes on tegelikult vastutus ja võimalus seda arengut suunata. Ning meil on siin koos inimesed, kes näevad teemat eri vaatenurkadest. Meil on poliitika, õigus, praktiline andmehaldus ja ka kohaliku tasandi kogemus. Ja eesmärk ei ole vaid rääkida probleemidest, aga ka neist, vaid ka mõista, mis juba toimub, mis juba toimib ja mis vajab muutust. Ja alustuseks teeks ühe ühissoenduse, et saada kõiki samale lainele, et kuidas teie töö või organisatsioon on seotud avaandmete valdkonnaga, kuidas te oma tasandil sellesse panustate. Kuldar, alustaks sinust. Ja aitäh, et nagu siit slaidi pealt on näha ja andmehalduse programmi juht ma olen ja kui me räägime avaandmetest, siis Ott juba oma sissejuhatuses rääkis, et me oleme viimastel aastatel päris hästi tegelenud poliitikaga, oleme strateegiaid koostanud, mis räägivad andmete avalikustamisest ja avaandmetest, aga meie järgmine arengusamm ongi just suund kvaliteedi poole. See on see tegevus, millega meil tänasel hetkel on veel probleeme, aga just see protsesside süsteemsuse kätte saamine, et andmete avalikustamine oleks üks osa meie normaalsest tavapärasest tööst, andmete kvaliteedi tagamine just kasutajate vajadustest lähtuvalt oleks üks osa meie tavapärasest tööst andmetega. Just see on see, mida mina soovin siis ehk loodetavasti kaasa aidata. Martin. Jah, mina olen siis Transpordiametist ja ega tegelikult Transpordiametil on hästi palju andmeid meie käes selles mõttes, et meil on alates siis juhtimisõigusest, sõidukitest, liikuvusandmed, et meil andmeid on hästi palju loomulikult. Kuidas mina siis andmehalduriga saan siis asutust toetada, ongi see, et meil tegelikult on siis üks tiim, kes toetab kogu siis asutust sellega, et me pakume asutusele nii analüütilist tuge, andmehalduse tuge, kui ka siis selles mõttes ka seda avaandmete nõustamist, et kuidas saaksime paremini andmeid nagu avalikuks teha selles mõttes, et ega see andmehalduse töö on lõputu tegelikult ja loomulikult see probleem, millel me rohkem hakkame tähelepanu juhtima, kui meil on need andmesõnastikud, sõnastikud tehtud, on andmekvaliteet, sest need äriandmesõnastikud loovad aluse selleks, et me saaksime andmekvaliteediga edasi minna. Et eesmärk on tõsta siis ka avaandmete kvaliteeti selles mõttes. Imre? Rõõm on siin olla. Mina olen Imre Antso Eesti Linnade ja Valdade Liidust. Ma arvan, et alustuseks pean ütlema, kes see Linnade ja Valdade Liit selline on üldse. Et kohati jäänud ekslik mulje, et meie käsime ja poome ja ütleme kohalik omavalitsus, et te peate nii tegema. Aga tegelikult iga kohalik omavalitsus on iseseisev ja autonoomne ja otsustab iseseisvalt, et meie ülesanne, eelkõige minu ülesanne andmevaldkonna nõunikuna on neid nügida, jagada edasi teadlikkust, mis asjaoludel või miks andmete avalikustamine on oluline ja teiselt poolt siis käia mööda ministeeriumid ja seletada, et kes see kohalik omavalitsus, mis loom ta selline on ja et võib-olla kõik need ideed ja mõtted, mis seal suurtes tornides tekib, et äkki sellisel kujul ei ole kõige otstarbekamad, et võib-olla saab kuidagi teistmoodi paremini. Ja nagu juba täna on välja tulnud ja seda on siin ka rõhutatud, siis
kohalike omavalitsuste avaandmete seis ja andmehalduse seis on eriilmeline, aga eks ma sellest räägin vast natukene hiljem ka, nii et igastahes see tööpõld on lai ja kirju ja väga põnev. väga hea, aitäh sulle ja Helen. Justiits- ja Digiministeerium on siis avaliku teabe seaduse hoidja. Avaliku teabe seadus siis reguleerib avaandmeid Eestis. Igapäevaselt me kogume neid mõtteid, mis teistel on tekkinud, kus on mingid probleemkohad, kus oleks vaja näiteks tulevikus seda regulatsiooni muuta. Samuti vastame selgitustaotlustele, kui keegi avaliku teabe seaduse kohta miskit küsib ja midagi selgeks koolitame, kui keegi tahab. Väga hea, no nagu te näete, me proovisime siia saada erinevat ekspertiisi nii poliitika kujundamist ja ka ühelt poolt praktilist andmehaldusest ja siis, et meil see õigusraamistiku vaade seal oleks ka esindatud ja siis ka kogemused erinevate asutuste poolt erinevate võib-olla võimekusega andmehalduse ja avaandmetega tegeleda. Aga liikudes järgmiste küsimuste juurde, Kuldar, ma taas pöörduks sinu poole ja kuna sina oled siin ministeeriumi esindaja, kes ka strateegilise visioonidega, kavadega ja siis ka on otse asutustega suhtlemas. Selline küsimus sulle, et milline on riigi visioon avaandmete valdkonna arendamisel ja mis on andmehalduse roll, kuhu pannakse täna rõhk ja millised on konkreetsed sammud aitamaks asutusi toetada, et andmeid avalikustada? Ja üldse, kuidas ministeerium näeb, et avaandmete strateegiline visioon päriselt asutuste tasandile jõuaks, mis on olnud seni kõige olulisemad õppetunnid ja edusammud? Et siin hästi palju on läbi käinud ka juba varem Oti alustavast ettekandest ja tegelikult ka päris palju samas stiilis oli varasem siis Euroopa Komisjoni ettekanne. Et kui me räägime avaandmetest ja andmete avalikustamisest ja eelkõige siis sellisest kvalitatiivsest, mitte ainult kvantitatiivsest andmete avalikustamisest, siis lõpuks me peame tõdema, et ega meie nüüd ministeeriumis ei ole need, kes selle töö ära teevad. Meil on ikkagi lõpuks andmestikud, asutused oma andmestikega. Number 1 küsimus on see, et kas asutused on võimelised oma andmestikke tuvastama, kas nad on võimelised korrektselt määrama piiranguid, hindama riske, mis kaasnevad andmete avalikustamisega ja siis ka tegelema selle andmete avalikustamisega sellisel moel, nagu see kõige efektiivsem ja mõistlikum on. Ja kõige selle juures me sõltume fundamentaalselt inimestest ja nende oskustest. Ehk siis niimoodi dekomponeerides andmete avalikustamist ja avaandmete valdkonda kui sellist üldisemalt, me räägime sellest, et meil peavad olema võimekad oskustega inimesed läbi terve avaliku sektori ja laiemalt isegi erasektoris, kui me räägime ka andmete taaskasutusest avaandmete maailma ühe osana. Seega, mida me strateegiliselt saame teha keskselt olemata ise andmeomanikud, on ju suuresti just selline oskuste kasvatamine. Me saame tõdeda, et tänasel päeval, nii nagu Kott välja tõi, neid inimesi, kes teaksid väga hästi, kuidas määrata juurdepääsu piiranguid, kuidas tuvastada üldse asutuses andmestikku, kuidas tagada andmete kvaliteeti, on küllaltki vähe. Neid on liiga vähe. Ja seega parim, mida me saame teha, on peamiselt ikkagi töötada nende juhistega, töötada parimate praktikate levitamisega. Seesama üritus siin täna kutsuda teid kokku, et mitte te ka ainult ei kuulaks tarku inimesi lava pealt või vähem tarku, aga ka saaksite omavahel vahetada kogemusi ja parimat praktikat, omavahel ka pauside ajal rääkida, vestelda ja anda edasi seda head teadmist ja kogemust, mis teil aja jooksul tekkinud on. Et seniajani, kuni meil läbivalt kõikides riigiasutustes on need head oskused ja teadmised olemas, siis me näeme ministeeriumis, et just selline teadmiste vahetamine on see number 1 teema, millega me tegelema peame ja seda siis laiapõhjaliselt. Nii üritused, koolitused, Digiriigi Akadeemiasse võite meie koolitusi vaatama minna, juhiste tegemine kui ka siis praktilise toe pakkumine, mida me näiteks viimastel aastatel oleme teinud läbi Statistikaameti ja RIA rahastamise. Ja Helen, rääkides avaandmete õiguslikust vaatenurgast, kuidas on see valdkond Eestis tervikuna reguleeritud
ja kas praegune regulatsioon on piisav ja ajakohane? Kas sinuni jõudnud tagasiside alusel on asutused valmis ja võimelised seda täitma? Laias laastus, issand, kui kõva hääl mul on. Laias laastus on ju see regulatsioon lihtne teoorias, et meil on avalik teave on kogu see teave, mis riigisektoril tekib. Ja juhul, kui sinna teabele ei ole pandud peale juurdepääsupiirangud, siis on see avaandmed. Mida ma näen selle probleemina, regulatsioon mulle endale tundub vähemalt või tagasiside nagu, seal on mõned üksikud nüansid, mida võib-olla saaks nagu mudida, mis nagu ka Kuldar juba eelnevalt mainis, mis on probleem, on just see inimeste teadlikkus, et kui sa kaasaksid kohe algusest peale oma protsessi inimese, kes nagu teab avaandmetest, andmete avalikustamisest, ka nagu isikuandmete kaitsest, siis komisjoni esindaja siin ka mainis, et on lõimitud ja vaikimisi avalikustamine, et siis need protsessid mõeldakse niimoodi läbi, et võib-olla neid takistusi ei tekigi. Et see on üks asi, mis ma siis peamiselt seal näen. Ja veel üks asi, mis ma tahan seda mainida, mis ei olegi võib-olla sellest regulatsioonist niivõrd kinni, aga seoses tehisaru tulekuga on see, et me võib-olla varasemalt ei mõelnud nende ohtude peale, mis tekivad, kui kõik need andmed on avaandmed ja igalühel on võimalik neid taaskasutada, et siis seda enam peaks võib-olla, et protsesse läbi mõeldes mõtlema selle peale, et äkki oleks vaja mingid taaskasutuse viisi piirangud sinna peale panna. Okei. Tehniline areng on siiski palju kiirem kui seadusandluse ja õigusraamistiku areng. Aga tulles praktika juurde, Martin, Transpordiamet on hea näide asutusest, kus andmehaldus ja avaandmed on suhteliselt hästi paigas. Ja kuidas te selline jõudsite, mis oli eduvõti ja mis on olnud suurimad väljakutsed, millega olete pidanud silmitsi seisma? No eduvõti on alati kommunikatsioon selles mõttes, inimestega rääkimine, et sa pead inimestega rääkima. Et kuidas me selle jõudsime, oligi nii, et me alustasime üldse oma andmekogude kaardistamisest, et üldse aru saada, mis andmed mis olemas on. Seeläbi siis tekkisid sinna juurde siis need andmete omanikud, kes siis omavad seda vara enda juures selles mõttes, et analüütika andmete üksus täna on nagu tugifunktsioon, mis pakub tuge selles mõttes. Et meil on asutuse sees sisuvaheliselt see vastutus ära jagatud. Et kui tekib see vastutuse tunne, et siis ka vähelaaval hakatakse mõtlema, kuidas seda andmetki vara siis oma vara siis hallata selles mõttes. Et tänu sellel ongi meil see andmehaldus natukene paremini käivitunud. Loomulikult on seal selliseid tugevaid kive vastas, neid raudkive, kes ei taha kaasa tulla, see on kindlasti takistuseks, aga vähelaaval, kui on näha, et on niisugused eestvedajad, kes teevad ja tahavad teha, et nad tulevad siiski kaasa. Et on vähekene niisugune murdepunkte ka olnud selles mõttes, et ikkagi see võtmekoht on kommunikatsioon. Teine asi on see, et me oleme saanud oma siis andmete teemaga ka asutuse strateegiasse, ehk siis asutuse strateegias on ka kirjas see, et me avalikustame rohkem oma andmeid, et meil on selle osa see aasta 2028 välja, et mitu protsenti me plaanime seda avanedes üles panna selles mõttes. Lisaks sellele on merenduse poole peal näiteks olemas ka niisugune strateegia mõõdik, et kus nad siis parandavad oma andmete kvaliteeti ja kirjeldavad andmeid selles mõttes, et see protsess on niisugune pidev, ta ei ole sprint kindlasti, et me oleme defineerinud kui maratoni selles mõttes seda, et väiksed võidud, aga oleme selle üle rahul selles mõttes. Ja Imre, just võrreldes Martiniga, kellel on see üks
asutus, mida ta esindab ja kus võib-olla mingeid protsesse on lihtsam paika panna, lihtsalt arvestades sellega, et need ei ole erinevad asutused ja organisatsioonid, et nagu sa ise mainisid, jah. Tegelikult me oleme liitunud 3 asutusest kokku, et tegelikult see 2, et see, meil on 3 käekirja, et me vähelaaval siiski liidame seda asutust kokku jätkuvalt selles mõttes, et see on kogu aeg see protsess, mis on ka läbi käimas selles mõttes. No siis ka siin on ka väljakutsed, aga ikka Imre, et sina näed paljude omavalitsuste olukorda ja alates suurtest linnadest, kus tavaliselt kõik läheb natuke paremini avaandmetega, kuni väikeste valdadeni, mis on praegune keskmine pilt, kuidas kohalikud omavalitsused avaandmete valdkonnaga toime tulevad ja kas olukord on viimastel aastatel pigem paranenud või seisab arengus veel suure tee ees? See on väga hea küsimus. Ma just mõtlesin siin, et siin, kui öeldi Transpordiamet on hea näide, et siis pandi nagu kokku, et Transpordiamet hea näitena, siis... Mõte ei olnud selles, pigem selles, et jah, kuskil on... Pigem üritangi seda natuke särtsakust siia sisse tuua, et muidu jääb publik magama. Selleks, et ma saaksin sellele küsimusele vastata, ma pean natukene võib-olla seletama seda tausta samamoodi, et kuni valimisteni meil oli 79,9 kohalikku omavalitsust, et nüüd valimistega sai 2 kohaliku omavalitsuse liitumine nii-öelda lõpuni, et meile jääb järgi 78 kohalikku omavalitsust. Kui me vaatame neid erinevusi, parameetrid, ma enne ütlesin, see põld on siin suur ja lai ja mitmekesine, siis meil on ühelt poolt on Tallinn, kus on rahvastikuregistri andmetel ligikaudu 460 000 elanikku ja kõige väiksem kohalik omavalitsus on Ruhnu vald, kus on siis 165 elanikku. Ja ülejäänud jäävad sinna vahele ja põhimõtteliselt on 15 kohalikku omavalitsust sellist, kelle elanike arv jääb täna alla 5000. Ja eks see mõjutab tegelikult ka kogu seda haldusstruktuuri seal juures. Ja me võtamegi need nii-öelda Rahandusministeeriumid ametnike palgaandmed, siis selle järgi on Ruhnus ametis 3 ametnikku. On vallavanem, vallasekretär, raamatupidaja. Ja neid toetavad veel seal kokku on siis 17 inimest. Näiteks Haljala vald, kus on elanike arv alla 5000, on 4200, on 18 ametnikku. Ja Tallinna linnas koos linnaosa valitsustega on üle 800. Ja aga teenused, mida need kohalikud omavalitsused peavad osutama, sõltumata, kas on Tallinn, Ruhnu või Rõuge, on kõik samad tulenevad seadustest. Ja paratamatult see mõjutab erinevatel tegevustel panustatavat aega, panustatavat mahtu, ja aeg, inimese tööaeg on see kõige suurem piirav faktor. Et Kuldar enne ütles väga ilusasti, et meil on inimesi vähe. No, aga reaalsus on see, et inimesi juurde ei tule. Pigem on surve veelgi seda avaliku sektori õhemaks teha, see tähendab, et me peame tegelikult tänase andmehalduse siduma olemasolevatesse struktuuridesse, olemasolevatesse protsessidesse, aga kui me võtamegi need erinevused, siis see on väga suur väljakutse, et kuidas me mahutame samad põhimõtete alusel seal näiteks 5000 elanikuga valda, Kihnu, Ruhnu, siis seal on mingisugune suuremad linnad veel, et see on tõsine väljakutse. Ja tegelikult see sama kirju pilt avaneb ka avaandmete või andmeportaalist, tänase või eilse seisuga või hiljutise seisuga oli vist, kas oli 17 kohalikku omavalitsust avalikustanud 109 andmekogu andmestikku. Kui me nüüd seda andmestiku sisu seal vaatame, siis see on sama kirju kui see kohalike omavalitsuste nimekiri siin. Et seal on nii dokumendiregistri, planeeringuid, on mingisuguseid vanu elanike arve ja eelarveid ja on ka väljavõtteid riiklikest registritest. Mis see näitab? See näitab seda, et tegelikult ei ole jõutud sõnumiga, mis on see oluline andmestik, mis peaks olema avalikustatud piisaval määral kohaliku omavalitsuseni. Ja sellega me täna tegeleme. Meie peamine eesmärk on ikkagi esmalt keskenduda selle avaliku võimu teostamise läbipaistvusele, ehk siis esmased andmed ongi need, mis puudutavad, kes, kuidas, mil viisil, kui suurte mahtudega mingisuguseid tegevusi teeb ja mis on siis tulem. Teiselt poolt, rääkides nendest samastest väljavõttest riiklikest baasidest, siis tegelikult neid teenuseid, mida kohalik omavalitsus pakub, on sadu. Nii otseseid kui kaudseid. Ja nendega osutamisega seonduvad hästi paljud riiklikud baasid. Et tegelikult kohalikud omavalitsused annavad andmeid riiklikesse baasidesse ja nende andmestike avalikustamine
peaks ikkagi olema riikliku või andmeomaniku ehk siis riikliku baasi omaniku enda kohustus, et ei ole otstarbekas nüüd hakata välja lõikama, et sellest tulenevad veel igast andmekvaliteedi ja avalikustamisega ja kõige muuga seonduvad küsimused, et siin see tegevused on üsna mitmekülgsed. Mul on hea meel täna siin olla, see näitab, et tegelikult see omavaheline suhtlemine on järjest nagu tihedamaks muutunud ja eks me leiame neid viise, kuidas siis kohalike omavalitsuseni paremini jõuda ja kuidas siis osasid ka järele aidata ja selles suhtes eks me peame ise ka peeglisse vaatama, et tundub, et või on tõenäoline, et me osadel juhtudel peame näitama üles suuremat initsiatiivi, kui me täna teinud oleme seda. Aitäh selle väga hea ülevaate eest. Ma oleks pikemalt rääkinud, aga ma vaatasin, kell tiksub seal, ma tahtsin teistele ka aega näidata. Aga me jõuame ka probleemidest ja muudest asjadest rääkida, ja mulle järgmine küsimus ongi lõpuks kõigile. Kui mõelda sellele, kuidas Eestis andmeid tegelikult avalikustatakse, mis on üks asi, mis töötab hästi ja näitab, et liigume õiges suunas, ning mis on samas see peamine takistus, mis arengut veel pidurdab. Martin, ma esialgul küsiks sinu käest praktikavaatest. Minu arvamus on see, et tegelikult on meil väga palju projekte, mis on tulemas. Näiteks need olulisemad andmekogud, 30 tükki, mis meil on riigis on, et juba nende pealt nagu tuleb teha nagu väga palju tööd ära, et seal tuleb ka see, kuidas me hakkame andmekvaliteeti jagama oma nii-öelda sõpradega, kes meie neid andmeid kasutavad, et seal nagu tuleb niisuguse asju ära teha lihtsalt selles mõttes, et riigil oleks head andmed olemas selles mõttes. Takistusi tahaks ikkagi, et meil oleks niisugune ühtne hea andmete teabevärav, kus saaks ka näiteks andmekvaliteeti näidata selles mõttes, et näiteks kui meil tulebki see andmekasutaja, siis ta näeb kohe ära, et kui hea või halva kvaliteediga see andmestik on selles mõttes. On üks tagasiside koht, tegelikult tuleb, kui see tagasi tuleb meile ka otse selle info Transpordiameti meili pealegi selles mõttes, et kus ongi, tuuakse välja need probleemid. Ja need probleemid, mis välja tuuakse, ongi see, et tegelikult on meil kirjeldatud ära need andmestikud, mida mingi väli tähendab ilusti, aga seda readme failini keegi eriti ei jõua selles mõttes. Ja seda pikka teksti nagu eriti keegi lugeda ei taha, see on igavnenud natukene selles mõttes, kuigi ta on niisugune väga nagu oluline. Et pikem ongi see ootus andmete teabeväravale, et oleks rohkem visuaalsem, et saaks näiteks siduda neid tehtud töid ära selles mõttes, et me näeme ju, et ajakirjanduses on väga palju olnud niisuguse erinevaid eksamite teemasid näiteks, et kus siis leiti, et meil on siis niisugused eksami tegemiskohad, kus siis see läbikukkumisprotsent on suurem, kui nagu peaks olema selles mõttes, et neid asju leitakse selles mõttes. Ja tänu sellele, et kui nad sinna saaks ära siduda neid asju, siis me saaksime seda infot võib-olla operatiivsemalt selles mõttes, sest tudengid on väga varmad kasutama, sest seesamane sõidukite andmestik, mis meil on üleval seal, ega paljud ülikoolid seda kasutavad ka oma selles õppedus tegelikult. Et see ongi hea lihtne teema, autod, värvid, punane auto, sinine auto, Toyota, Mercedes, BMW, eks ole, et kõik nagu, see on niisugune lihtne teema, millega on võimalik nagu seda auditooriumi kõneta lihtsalt selles mõttes. Imre, rääkides sellest, mis tänapäeval ka selles avaandmete valdkonnas toimub, et mis on siis see üks asi, mis töötab hästi ja siis üks asi, mis ei tööta? Nii keeruline küsimus ka. Sellest ma olen just kohmetunud selle hästi koha pealt, et jätame selle hästi ütlemise siis nendele komisjonide protokollidele, et pigem näitaks sedasi rääkida, mis on meie ootused, tinglikult öelda siis üldine kohaliku omavalitsuse ootus, ongi see sõnumi selgus, nagu ma enne välja tõin, et tegelikult hästi sageli küsitakse, et öelge, mida me peame andma või mis selle väärtus on, mida sellega peale hakata, ehk siis tegelikult ongi vaja öelda selgelt välja, et me täna keskendume nendele andmetele, sest need andmed on selle jaoks vajalikud. Olgu ta siis mingisuguste uute lahenduste väljatöötamiseks või lihtsalt demokraatia ja avatud ühiskonna selgitamiseks. Teiselt poolt on
kohalik omavalitsus ka oma otsustusprotsessides erineval tasemega, olgu ta siis mingid strateegiad, olgu ta mingi teenuste osutamise või mingite planeeringute puhul on andmete tarbijad ja siin osas on tulnud hästi palju signaale, et kuigi nad teavad, et mingid andmed mingis andmetiikes on olemas, siis neil on väga keeruline andmetele juurde pääseda, minemata sinna põhjustele, et seal on nii isikukaitse kui ka andmekogude eeskirjade teema, et need andmestiku kättesaamise puudujäägid takistavad neil kvaliteetsete tarkade otsuste tegemiseks, ehk siis sageli nad peavadki ikkagi suhteliselt tunnetuslikult või enda mingisugune Exceli tabelite põhjal tegema mingisuguseid otsuseid, et see info, mis konkreetselt kohalikus omavalitsuses näiteks toimub, erinevates andmebaaside inforegistrites, et see tuleks ka neile nii-öelda kasumina tagasi. Ja kui ma täna lähen keskmise kohaliku omavalitsuse juurde, jätame nüüd suuremad kõrvale, nad on väga tublid ja võimekad, lähen keskmise omavalitsuse juurde rääkima andmehaldusest, siis ei pruugi vaadata mind väga hea pilguga, sest just rääkisin, aeg on niikuinii piiratud ja nad peavad tegema niikuinii tänas olevas ajas valikuid tegevusteks ja sellest valikutest sõltub, et millisel määral nad tegevusi ja mis kvaliteediga saavad pakkuda, et nad näeksid, et see, mida nad välja pakuvad, et nad saavad selle arvelt ka midagi tagasi, mis nende igapäevast tegevust ja protsesse lihtsamaks muudavad. Ja Helen, kuulates ka võib-olla reaalelu näiteid ja vaadates sellele õigusruumile, kuidas sulle tundub, mis täna töötab hästi ja kas on midagi võib-olla, mis nii hästi ei tööta? No töötab kindlasti see hästi, et meil üldse on nii palju andmeid avalikus. Et kui ma enne siin seletasin, mis need avaandmed üldse on, siis eelkõnelejale vastates, et mida see kohalik omavalitsus näiteks peab siis nagu avaldama ja mida ta ei pea avaldama, et avaandmed on kõik, kus ei ole juurdepääsupiirangut peale pandud parasjagu, ja ka isegi kui juurdepääsupiirang on peale pandud ja siis keegi seda teabenõudega sult küsib, et siis niivõrd kuivõrd sa saad välja anda, aga see muutub siis avaandmeteks. Et EOS peaks olema kõik, siis annan välja, kui ei ole põhjust just kinniseks kulutada või märget peale panna. Mis ma näen, et on ka sellised suuremad puudujäägid, on just see, et esiteks me siit enne Oti sellest ettekandest tuli ka välja, et tegelikult me üldse ei tea, mis andmed kuskil on meil. Et iga kohustusega, mis seadusega, seaduse vaatest, et iga kohustusega, mis seadusesse on pandud, seal taga on ju terve nagu maailm selle seaduse sätte taga. Et kui ma kirjutan mingit seaduse sätet, siis juba seal peaks olema mul kaasatud kas siis aks või andmehaldur, kes suudab minuga koos selle sätte taga oleva nagu protsessi läbi mõelda, et mis andmed mul seal üldse tekivad, millised andmed nendest tekkivatest andmetest, mul tekib tõenäoliselt mingi kohustus need AK-märge peale panna, mis andmed on need, mida ma peaks siis kuskil avalikustama, mis andmed on need, nagu et kõik need andmed, et kuidas nad jõuavad siis mulle sinna andmete teabeväravasse, mis nende andmete nii-öelda sisu on, et kõikides kohustustes, kus mul on, ma ei tea, võtame mingid, ma lähen nüüd isikandmetesse, isiku üldandmed, et kõik mõistavad seda nagu andmete sisu ühtemoodi, et selleks oleks oluline iga protsessi juurde siis võtta aks ja see andmehaldur, kes see lahti mõtestab ja siis ma usun, et see protsess läheb nagu ladusamalt kõigi jaoks. Ja Kuldar, mida sina arvad? Mõneti võib-olla võtaks kokku selle, mis siin kaaspanelisti poolt juba öeldud on. Alustades siis sellist süvapragmaatilisest vastusest, on see, et mis muidugi töötab andmete avalikustamisel, on seaduse nõue pluss sunnimeede.
Et üks ikkagi viis, kuidas me oleme saanud ka päris palju neid andmestikke sinna andmete teaberasse, on ühe poole pealt see, et jah, et me saame võimalikult palju viidata, et avaliku teabe seaduses Euroopa avaandmete direktiivist tulenevalt see kohustus kõigil on. Ja teise poole pealt oleme ka öelnud, et kui te näiteks tahate saada IT-rahastust, siis ka näidake meile, et kuidas te olete tegelenud avaandmetega. On töötanud üllatavalt hästi. Mis on mure, on see, et see on küllaltki vähese jätkusuutlikkusega, see sunnimeede, see praegu töötav sunnimeede. Päris palju ikkagi on seda pragmaatilist käitumist, et me võtame oma andmestikud, kirjeldame ära, teeme avalikuks, oleme raha kätte saanud, siis meid rohkem enam see ei huvita ja jätame ta siis sinna avaandmete teaberasse istuma ja vaikselt vananema. Millele kõik eelnevad panelistid, seega siin viitasid, oli ikkagi selline motivatsiooni olemasolu. Ma sõnastaks seda siis laiemas vaates. Ma ise olen hobimuusikuna ka päris palju laval seisnud ja on vähe nii-öelda demotiveerimaid olukordi kui see, et kui sa oled laval, oled kuskil suurel üritusel, pallil, inimesed kõik jutustavad, keegi sind ei kuula, keegi sind tähele ei pane. Ja kui me räägimegi nendest inimestest, kes jällegi peaksid asutustes olema, tegelema nende andmete kaardistamisega, andmete kirjeldamisega, avalikustamisega, juurdepääsu riskide kaardistamisega, nad teevad oma tööd võib-olla isegi südamega, hingega ja sealt kaugelt saalist tuleb vastu ainult tühjus. Kedagi ei huvita, keegi ei taha sinu andmeid kasutada, keegi ei anna sulle mitte mingit tagasisidet. Siis miks sa peaksid seda tegema? Et me ikkagi lõpuks ju tahame seda, et meie tööl oleks mingi kasu, tööl oleks mingi mõju ja jällegi, kui sealt kõlaruumist tuleb vastu ainult kurdistav vaikus, siis ega me väga pikalt ja sügavalt sellega enam edasi taha tegeleda. Et just selline tagasiside kultuur, mida ka Ott rõhutas, on minu arvates üks olulisemaid aspekte ja üks olulisemaid nii-öelda motivaatoreid. Ja kui me vaatame siin näiteks tervisevaldkonda, ka Transpordiametit, et ma kujutan ette, Martin, sa võid kinnitada või ümber lükata, et üks asi, mis teie inimesi ka motiveerib, on ühelt poolt juhtide huvi, et juhid ka käivad ja räägivad, suhtlevad, kinnitavad töötajatele, et jah, et see andmete avalikustamine on tähtis teema, on oluline teema ja veelgi enam see väliste kasutajate tagasiside. Jah, meil on seda liiga vähe, eelkõige sellist positiivset tagasisidet, me oleme kasutanud sinu andmeid, jube hea, et sa seda teed, see on mulle väga kasulik. Aga mida rohkem ja rohkem seda meil loodetavasti seda Eesti ühiskonnas ja avalikus sektoris toimuma hakkab, siis kindlasti võiks olla see tugev motivaator, mis aitab meie inimestel andmetega ja andmete avalikustamisega tegeleda süsteemselt ja kvaliteetselt ja jätkusuutlikult. Lisaks sellele motivatsioonile, mida sa mainisid, et kuidas sa arvad, kuidas saavutada olukord, et andmete avalikustamine ei ole eraldi projekt, vaid loomulik osa asutuse tööst? Mõneti ma saangi jätkata selle eelmise vastusega, et mida me oleme andmehalduses läbivalt rääkinud, ise kogenud Eesti asutuste näitel ka parimatest praktikatest, rahvusvahelistest parimatest praktikatest järjest rohkem ja rohkem saanud kinnitust, on see, et laiemalt siis andmehaldus, andmete avalikustamine, andmete kvaliteedi juhtimine töötab ainult siis, kui see on otseselt seotud asutuse siis või ettevõtte äriga, tema tegevusega. Ehk siis andmehaldus ikkagi lähtub sellest, et miks on meil asutus, mis on see asutuse eesmärk, milliseid teenuseid me peame osutama ja mis on andmete roll kogu sellel teenuse osutamisel, asutuse toimimisel, asutuse eesmärgi täitmisel. Et kui selline andmetegevused ei ole seostatud strateegiliste eesmärkidega ja äriliste eesmärkidega ka erasektori puhul, siis nii-öelda andmehaldus isolatsioonis, andmehaldurid, kes istuvad, ütlevad, et meie peame nüüd andmeid avalikustama, me peame andme kvaliteeti tagama, me peame andmeid kirjeldama, aga miks ja kelle jaoks? Teeme seda lihtsalt seaduse jaoks. Et siis ta ei ole jätkusuutlik. Aga just selline seostamine strateegiliste eesmärkidega, mida enne mainis ka Martin, mida enne mainis ka Imre, et see on oluline nii suures pildis strateegilisel tasemel, kui ka siis nende üksikute inimeste jaoks, kes reaalselt seda tööd lõpuks ju ametites ära peavad tegema. Imre, oskad sa võib-olla ka natuke täiendada just sellest perspektiivist, et jah, kui on ka lisaks motivatsioonipuudusele, inimressursipuudus ja ka teised ülesanded, et kas ikka kohalikul tasandil oleks võimalik kunagi jõuda sinna, kus andmete avalikustamine on ka selline loomulik osa tööst?
Jah, noh, see ongi see nii-öelda suure pildi omamine, et kelle käes on ja mis liiki andmed ja ütleme, viitamine, et seadus käsib, noh, see samamoodi üsna sellise mitte midagi ütleb, et tegelikult täna ju keegi ei varja andmeid, kui vaja saab andmed kätte, samas ongi, et kes kelle andmeid avalikustab ja noh, need natukene siin ikkagi viliga tulle visata, siis noh, mõneti peabki vaatama selle koostöö koha peale, et erinevad osapooled, keda mingisugune seadusandlus, mingi tegevus, mingisugune projekt puudutab, saaksid õigel ajahetkel lauda. Meil täna tundub, et mitmetel puhkudel, näiteks seadusandluse poolt, lihtsalt saatke, kommenteerige. Ja siis vaata, et see lause lõppu on lihtsalt vaadatud, et sinna punkti ette peaks KOV-i panema, et muidu äkki me KOV-e justkui ei ole sidet, iluti üks tuli selline. Ja ütleme, muudel puhkudel samamoodi, me alati ütleme, et pöörduge meie poole, enne kui te mingisuguseid tegevusi planeerite, et ehk me saame natukene juba eelnevalt mingit teadmist jagada, mil viisil on otstarbekas erinevate osapoolte poole pöörduda ja äkki see viis, mis täna on planeeritud, võib-olla ta ei pruugigi olla kõige otstarbekam, ei anna vajalikku infot, tekitab trotsi ja vastandumist. Et eks me siin käime ju erinevatel üritustel, mina käin ministeeriumi üritustel sageli, kus siis näidatakse näpuga, näete, te ei ole mitte midagi teinud ja küll te hakkate alles nägema, Kuldar käib KOV-i üritustel, kui võetakse seda pihti alla, küsitakse, mis te mis tahate üldse, et see ei ole ju mõistlik, ja siis me kannatame, mina kannatan seal, tema kannatab meie juures ja pikas perspektiivis ei ole nii-öelda viis, kuidas edasi liikuda, kuidas jõuda ühiste eesmärkideni. Selleni, et me jooks, meil ongi vaja täna teha tegelikult tihedamat koostööd erinevate osapoolte vahel ja võib-olla selgub, et me päris pilvedeni ei jõua, aga ütleme sinna teisele korrusele ikka. Et see on ikkagi parem kui nagu ju paigaldamumine ja selles suhtes mul täna tegelikult on väga hea meel siin olla. Mitte edevuse pärast, see ka natukene, aga just see, et täna on näha, et tegelikult hakkame rohkem üksteisest aru saama ja rohkem tegelikult töötama ka ühise eesmärgi nimel, et igasugused need auditid ja asjad, mul on väga hea meel, et neid tehakse selle osa pealt, et see annab tegelikult mingisuguse indikatsiooni, mingisuguse suunised, kuidas edasi minna, aga nüüd ongi neist vaja teha tegelikult õiged ja vajalikud järeldused, et see tee sinna oleks kõige otstarbekam, kõige mõistlikum ja kõige produktiivsem. Ja siin puhul ongi vaja aru saada, mis tegevus kõige suuremat mõju üleüldse omab. Eks me oleme ka omamoodi selles omas organisatsioonis ja KOV-ides samamoodi üsna selgelt näeme enda asju ja me ei pruugi võib-olla seda suurt pilti sellisel määral tajuda, nagu ministeerium näiteks tajub ja aluseks võtab. Helen, kindlasti kõike ei ole võimalik panna mingi õigusakti, seadusse, direktiivi, aga kuidas sulle tundub, et kas see regulatsioon, mis tänapäeval ongi, kas see soodustab seda, et andmed oleks ikka avalikud või on sul mingid kommentaarid, võttes arvesse seda, mida meie teised esinejad on maininud? Kindlasti nagu avaliku teabe seaduses on kohti, mis vajaks muutmist. Avaandmete puhul mulle tundub, et paljuski jääb sellest niisugusest teadlikkusest puudu või et pigem peaks sellega tegelema. Ja väga hästi tõi eelkõneleja välja, et koostöö on oluline, see asjade lahti mõtestamine. Ma toon elulise näite lihtsalt enda ja Kuldari põhjal, et kui see Justiits- ja Digiministeerium pandi, ma ei saa mitte midagi aru, mis see Kuldar räägib. Me räägime täpselt ühest samast asjast, aga ma ei saa sõnagi aru, mida ta räägib. Et kui sa kaasad siis, et kui jurist kaasab oma mingisse õigusakti kirjutamisesse, kaasab selle andmehalduri, siis võib-olla, et jõutakse paremini selle ühise eesmärgini ja siis läheb ka rohkem andmeid avalikuks. Ja
ja Martin, ma ei tea, kuivõrd andmete avalikustamine on saanudki selliseks loomulikuks osaks teie tööst, aga kuidas sulle tundub, kuidas sa ise hindad, milline olukord teil täna Transpordiametis on ja mida te soovitaks teistele teha? No me Transpordiametis ikka harjutame seda koostööd selles mõttes, tegelikult on meil see teenusjuht seal, meil, kelle käes need andmed on, ehk ongi see andmeomanik, siis meil on tegelikult ka infoturve, kes teeb infoturbe, vaatab läbi, lisaks sellele on meil ka siis andmekaitsespetsialist ja jurist ka. Et ongi see, nagu eelkõneleja välja tõi, ongi see, et see teineteisest arusaamise faas on meil hetkevalt natukene selles mõttes, et kuigi meil on see sarnane teema, siis me saame sellest sarnasest teemast natukene erinevalt aru selles mõttes, et jah, et me üritame hoida seda andmehaldust ja andmete avalikustamist nagu protsessi osana, aga ta hetkel ei ole nii hästi veel juurdunud selles mõttes. Pikem on suurem probleem see andmekvaliteet ja need sõnastikud. Jah, sa praegu ise mainisid, et teil on mitu töötajat, kes selle teemaga tegelevad ja see aitabki teid, aga kujutamegi ette, et ongi selline olukord, sa oledki asutuses, kus on sul 3 töötajat ja kelle tööülesanne ei ole otseselt andmetega seotud, et kuidas sulle tundub, mis oleks sinu võib-olla selline soovitus sellele asutusele? Seal ongi see asjade prioritiseerimine tegelikult, mis on eriti oluline, sest nagu seda ressurssi mitte kuskilt juurde ei tule selles mõttes, et seal peab olema ka juures see otsustaja, kes aitab sul siis panna need asjad prioriteetsesse järjekorda lihtsalt ja hinnata see mõju ka loomulikult selles mõttes, et peab olema see juht, kes otsustab ja aitab ka kaasa, kui väga vaja on ja ka motiveerib vajadusel selles mõttes ka. Jah, ja siis selline küsimus Martin ja Imre ka teile, et mis on teie hinnangul kõige olulisemad järgmised sammud, et avaandmete valdkonna Eesti edasi liiguks ja võib-olla mida tahaks nagu meile nagu ministeeriumile ka öelda või võib-olla teistele asutustele, et kuidas teised saaks ka teid toetada? Imre? Eks ma olen need sõnumid, mis ma mõtlesin suures osas ette ära öelnud, et eks me enda poolt laias laastus peame näitama rohkem initsiatiivi, tegema selgemad valikud ja paljudel puhkudel sisuliselt käest kinni võtma ja näitama, et sellisel viisil me läheme selles suunas. Oluline roll loomulikult koostööl, nagu ma enne mainisin, et saadaks, ühtemoodi ei hakka tõenäoliselt kunagi nagu üksteist aru saama, aga natuke, et need seisukohad läheneksid ja kuidas me ise oleme mõtestanud just seesama mainites enne siin seda andmehaldust ja minna selle mõiste kui sellisega ja struktuuri ja korralduse kohaliku omavalitsuse puhul, siis ma näen, et see täna väga ei kõneta, palju paremini kõnetab ta minna läbi mingite tegevuste, mingite teenuste pakkumise ja sellest tulenevalt juba tekib, ütleme, see juhtkonna kaasamise vajadus ja tegelikult nii-öelda need protsessid viivad juba ise avaandmeteni. Aga eelkõige meil täna on oluline, et saada parem pilt ette, mis andmed on kohaliku omavalitsuse käes ja mis andmed on erinevates riiklikes andmekogudes ja siin ma näen, et on üsna suur töö veel ees. Tõepoolest, jah, olen sellega täiega nõus. Martin, sinu sõnum? No meil on alati olnud abi Statistikaametis, kes meid on toetanud ja loomulikult on ka Kuldar meil tegelikult ju meili teel kohe kättesaadav selles mõttes, et kui sa tead inimest, kes sind oskab aidata, siis on lihtne selles mõttes, et tegelikult on see Justiits-Digiministeeriumi siis Oti tiim nagu väga suurt tööd tegemas tegelikult selles mõttes, et nendega saab alati nagu abi, kui ka mingisugune õiguslik küsimus on selles mõttes, et ma nagu seda takistusi ei näe, pigem on see julgus küsida ja ühesõnaga see julgus küsida on üks oluline aspekt siin selles mõttes, sest me eestlased tavaliselt ei julge seda abi küsida selles mõttes. Et oleks see kontakt, kus saaks küsida abi. Ma kohe ütlen publikule, me ei palunud meid kiita. Aga Kuldar, kuulates seda, mis oli praegu öeldud ja kindlasti ka suheldes paljud teiste asutustega ja teades, mis meil
plaanis on, kas on võib-olla mingid tegevused, millel ei olnud tänapäeval nii palju tähelepanu ja ise tunned, et on sellest puudust, et mis nad siis oleks? Mida ma enne juba ütlesin, oli jah see, et see liikumine nii-öelda kvantiteedilt kvaliteedile, seda niikuinii ja tänud Martinile heade sõnade eest, et siin ma võin kinnitada, et meie huvi kindlasti on jätkata sellega, et nii ministeeriumi poole pealt kui ka Statistikaameti poolt see tugi andmete kvaliteedi, andmete kirjeldamise, andmehalduse poole pealt oleks ka edaspidi olemas. Küll, aga me oleme ka muuhulgas siis Statistikaametiga rääkinud, et me peaksime lahti laskma sellest võib-olla praegusest natukene kitsast andmekirjeldused pluss andmekvaliteetvaade ja tuuagi sisse just selline äriline või asutuste tegevustega seostamise vaade, et mitte ainult rääkida sellest, et me teeme mingil aitame andmestikule teha andmekvaliteedi reeglid ja ärisõnastikku, vaid ka aidata asutustel läbi arutada ja läbi mõelda, et kes on nende andmete kasutajad, kellele me peame neid andma, miks me neid andmeid on kasutajatele vaja ja nagu me ka enne rääkisime, et aidata ka läbi mõelda, et kust me üldse need kasutajad üles leiame, eelkõige avaandmete puhul, kus me ei pruugi alati teada, et kes need kasutajad on. Et just minnagi väga-väga tugevalt just sinna ingliskeelse business või eesti keeles natukene avalikus sektoris halvasti tõlgitava äri poole. Ja selleks, et lõpetada, selline väga lühike küsimus, mis nõuab ka lühikest vastust, et vastake lühedalt, ühe lausega, kelle käes on avaandmete rool praegu ja kelle käes see peaks tegelikult olema? Kuldar. Ma päris ühe lausega ei vasta, ei suuda nii lühidalt rääkida. Ütleks niimoodi, et praegu me oleme nagu sellises Tartu-Tallinna Ekspress bussis, Justiits-Digiministeerium istub roolis ja ütleb, et avaandmete suund on selline, teie olete kenasti kõik bussi peal, poole tee peal te maha ei saa, jõuame Tartusse kohale, siis on sihtmärk käes. Kuhu me peaksime jõudma, on see, et meil on ikkagi selline personaalne liikuvus, kus iga asutus oma andmetega on roolis ja just need samad andmete kasutajad istuvad taga ja ütlevad, et kuhu me liikuma peame. See loomulikult tähendabki, et asutustel endil on ka rohkem vastutust. Neid erinevaid viise, kuidas me andmeid avalikustame, peaks olema palju rohkem kui praegu, aga ta peaks olema just juhituna nende kasutajate vajadustest. Mitte sellest, et Justiits-Digiministeerium tegi ühe juhise ja ütleb, et täpselt niimoodi nüüd teemegi. Martin. Teeme siis lühidalt, andmeomaniku käes selles mõttes on see ja me kindlasti ootame ka tagasi, et siis me kasutajatelt selles mõttes, et kes siis sooviksid nagu lisaandmeid juurde saada. Imre? Jälle nii keeruline küsimus, et mulle selles suhtes see tee paralleel meeldis, et mulle tundub, et täna ta ongi üsna selline Tallinn-Tartu maantee põhine, et üsna selline jäik ja sirge suunaline ja just kilomeetripostide nagu lugemine selle asemel, et lugeda või mõista, et miks meil on vaja näiteks üldse Tallinnast Tartusse jõuda ja äkki on mõistlik hoopis kuskil vahepeal teha mingid peatuseid. Et ma täna näen, et andmestik iseenesest on ju, me ei räägi või andmestik ise ei peaks olema eesmärk, andmestik peakski olema mingisugune vahend või toetus ja selles suhtes mulle Kuldar see eelmine mõte tegelikult meeldis, ja on igati nõus, et nende sidumine konkreetsemalt mingite protsessidega annab võimaluse ka nende osalistel paremini mõista, et mis on nende väärtus ja selle, kui me räägime juhtkonna kaasamise vajadusest, et siis viia selle sõnumi juba paremini juhtkonnale edasi ja kes siis vajadusel neid prioriteete hakkab sättima. Ja Helen? Ma tahaks seaduse normi järgi on ikka see avaandmete nii-öelda rool on iga teabevaldaja käes. Võib-olla, et need teabevaldajad peaks seda rooli siis hoidma, nagu eelkõneleja ka ütlesid, et eesmärgistatumalt või et nägema seda sihti, mis on see kasu, et miks nad seda rooli hoiavad ja miks nad selles suunas sõidavad. Aga aitäh kõigile väga ausa arutelu eest ja ma ütleks, et see, kelle käes on rool, sõltub ilmselt hetkest, aga oluline, et sõidame samas suunas ja oleme kõik ühes bussis ja suur tänu kõigile osalejatele ja publikule.